Eelmises videos saime tuttavaks argumendimudeliga. See argument on väga hea viis, kuidas oma mõtteid põhjalikumalt seletada ja teist inimest siis oma seisukohas veenda. Ometi ei ole ükski argument alati absoluutne tõde, vaid sellele saab vastu vaielda. Ning konkreetsele argumendile vastamist nimetamegi ümberlükkeks. Sellel on kaks varianti. Esiteks saab esimese poole argumendis leida mõne vea ja selle ümber lükata. Ning teine variant on siis teha oma vastuargument ning näidata, miks see on olulisem kui vastasargument. Toome ühe näite vastuargumendist. Kui arutatakse selle üle, kas koolis tuleks kehtestada koolivorm või mitte, võib jaatava argumendi tuum olla selline. Koolivorm tuleb kehtestada, sest see vähendab koolivägivalda. Koolivormi kehtestamisel ei kiusata enam lapsi sellepärast, et nad käivad lihtsalt teistmoodi riides. Sellele saab tuua eitava vastuargumendi, mis väidab siis lühendatult järgmist. Koolivormi peale sundimisel tekib lastest trots ja nad ei taha enam kooli tulla. Ja see on palju suurem probleem kui võimalus, et mõni üksik õpilane teist tema riietuse pärast norib. Järgmiseks ümberlükkest. Nagu argumendi puhul saab ka selge ja veenva ümberlükke esitada väite, seletuse, tõestuse ja järelduse abil. Sellele eelnevalt peaks selguse huvides tegema lühikese kokkuvõtte eelmise argumendi põhjal. Seega on ümberlükke struktuur järgmine. Ümberlükatava argumendi kokkuvõte. Vastuväide, seletus, tõestus ja järeldus. Ja vaatame neid siis lähemalt. Ümberlükatava argumendi kokkuvõtte puhul on oluline sõnastada lühidalt teise poole põhiidee. Ära pane teistele muidugi sõnu suhu ega vii seda argumenti mingi absurdse äärmuseni. Tark kuulaja saab hiljem sellest aru ja saab väga lihtsalt öelda, et see mõte, mida esitati, oli ebaõiglane. Teise argumenti peaks esitama võimalikult objektiivselt. Näiteks, oponent väitis, et koolivorm vähendab koolivägivalda, sest siis ei kiusata enam teistmoodi riides käivaid lapsi. Teiseks tuleks sõnastada oma vastuväide. Ehk siis ümber lükates ei pea eitama iga aspekti, mida teine pool ütles, vaid piisab sellest, kui leida üks koht, kus argumendi loogika on nõrk. Näiteks, oponendid eksivad, sest koolivägivalda põhjustav majanduslik ebavõrdsus tuleb välja ka paljudel muudel viisidel. Kolmandaks peaks ka ümberlükkel olema seletus, mis selgitab vastuväidet ning annab sellele loogilised põhjendused. Näiteks, koolivorm ei vähenda kiusamise põhjust, milleks on õpilaste erinev majanduslik olukord. Õpilaste vahelised majanduslikud erinevused tulevad esile ka muudel viisidel. Ehk siis isegi kui õpilased käivad täpselt samamoodi riides, on osadel ikka paremad koolikotid, nutiseadmed ning kes käib ka oma vanematega näiteks tihtilugu rohkem reisil. Neljandaks peaks ümberlükkel sarnaselt argumendile olema ka tõestus, mis siis pakub vastuväitele kinnitust päriselust. Näiteks, uuringud näitavad, et Uus-Meremaa koolides, kus kehtestati koolivorm, ei toimunud olulist koolivägivalla vähenemist. Ja ümberlükke viimane osa on järeldus. Ja järelduse tegemine on oluline, et kuulajale taaskord meelde tuletada, kuidas see ümberlükke üldse seostub seisukohaga, mille võtad. Näiteks, järelikult ei aita koolivorm vähendada koolivägivalda ja koolivormi kehtestamine pole põhjendatud. Aga kuidas argumenti kuulates üldse tähele panna, et sellele tasub teha ümberlükke? Mõelda võib siis järgmistele küsimustele. Esiteks, kas kuuldud argument on üldse seotud selle teemaga? Vahel võib juhtuda, et oponent on loonud väga hea argumendi, aga sellel pole üldse seost selle algse küsimusega. Näiteks koolivormi teemal on nad meile rääkinud, kuidas õpetajate palgad peaksid kõrgemad olema. Teiseks, kas argumendis üldse olid kõik olulised osad kaetud? Vahel jääb mõni oluline element argumendis puudu. Näiteks ei ole seal esitatud seletust või miski pole üldse tõestatud. Kindlasti märkad seda ja oskad ka välja tuua.
kolmandaks, kas vastase seletus oli üldse loogiline? Ehk siis, kui teda kuulates tekib küsimus, miks, siis mõni seos, mis argumendis toodi, võib jääda ebaselgeks. Neljandaks, kas vastase tõestus oli piisav? Vahel kasutatakse oma mõtte tõestamiseks andmeid, mis tegelikult pole seotud nende eelnevate osadega, mis argumendis toodud on. Või siis ei pärine just kõige tunnustatumast allikast. Ja viiendaks, kas konkreetne järeldus on üldse välja toodud? Ehk siis kontrolli, kas see oponent on üldse esitanud, miks ta mõte oluline. Kui nüüd märkad mõnda neist 5 veast vastase argumendis, siis ära unusta ka omalt poolt sellele sisukat ümberlüket tegemast. Lõpetuseks, ümberlükete tegemist ei pea kuidagi kartma. Vastupidi, tagasiside teiste mõtetele aitab muuhulgas teemast paremini aru saada ning aruteluga sisukamalt jätkata. Kuuldule või loetule kriitiliselt mõtlemata jääme liiga tihti uskuma argumente, mis ei ole hästi selgitatud ega tõestatud.